Ahoi, minu nimi on Andres ja ma püüaks anda teile mõne minutiga ülevaate, kuidas ärianalüüs aitab igapäevaseid otsuseid langetada. Ja ma räägiks teile 2 printsiibist. Esimene neist on iseseisev olemine. Kui iseseisvad me oleme, kui me soovime saada informatsiooni oma ettevõttes toimuvast? Kui me soovime saada seda kuskilt väljast, siis reeglina me saame ise sellega hakkama. Läheme Google'isse, temast on päringu ja saame informatsiooni kätte. Kui me soovime seda saada oma ettevõtte seest, siis me oleme tegelikult harjutatud või juhitud niimoodi, et me saadame kellegile meili ja ootame siis seda Exceli faili tagasi. Ärianalüüs ütleb siin lihtsalt, et meil peab olema igal hetkel sobivas formaadis informatsiooni olemas. Ja selle põhjus on päris ilmne. See on selles, et me mõnikord isegi ei tea, mida me tahame. Me tahame vaadata andmetele otsa ja leida sealt uusi seoseid. Inglise keeles on selle kohta ka vastav märksõna olemas. Business discovery. Ehk see tähendab, et me rändame andmetes ja otsime uusi seoseid, ehk otsime seda, mida me veel ei tea. Teine printsiip on tähenduste andmine. Siin ma kasutaks ilmakaarte metafoori. Meil peab olema 4 ilmakaart, ehk meil peab olema täidetud 4 tingimust, ehk saada ülevaadet oma ettevõttes toimuvast ja anda andmetele tähendusi. Nii, vaataks nüüd esimest ilmakaart, ehk see on siis põhjailmakaar. Me näeme siin ühte suurt aruannet, mis tegelikult tähendab seda, et meil on erinevad numbrid toodud ühele lehe peal kokku. Seda sellepärast, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Me saame ettevõtte juhtimisel saada kohe aru, mismoodi on meil tellimuste mahtudega, mismoodi on müügiga, võrreldes eelmise aasta trendid, kuidas on müügikattega, mitut toodet ostetakse, kui palju on keskmine ost ja kas me mingit tegevusi oleme teinud või mitte. Ja see pilt püüab meile kohe visualiseerida, võrreldes eelmine aasta, millised on suuremad, väiksemad müügid, millised on suuremad, väiksemad katted, kui palju tooteid ostab ja kas mingit tegevust oleme teinud või mitte. Ja see loob meile väga selge arusaame sellest, mis meil toimub, mis mitte. Lisaks on meil olemas rikkalik visuaalsus, mis aitab meil näha siin seda, kas klientide ostud on jätkuvad või mitte. Ja ma ennist rääkisin teile iseseisvaks olemiseks. Et nüüd, kui me tahame näiteks vaadata siin, meil on üks rida, kus meil näeme, et müügilangus on 77%, siis me saame ise minna ja rännata andmetes, ehk küsida arvuti käest, aga miks see nii on? Ma valin siit näiteks selle rea ära, võtan siit oma uue loetelu, näiteks valin siit praegu, et anna mulle, mis toote seal taga on, ja ma näen nagu järgmist pilti. Siit edasi ma näen, et tegelikult kõik ei ole langenud 77%. On tõusvad tooteid ja langevad. Ma näen, et kõige enam müüdud toode on siiski langenud, valin selle ära ja ma saan minna jällegi vaadata, mis need andmete taga on. Ehk meil on olemas täielik iseseisvus selle osas, kuhu ja mis suunas me tahame liikuda. Lähme teise ilmakaari juurde. Selleks on meil idailmakaar. Ehk teine printsiip on selles, et meil on vaja lisaks üldvaatele näha ka trende. Ehk mismoodi ajas meie majandustulemust on muutunud. Te näete nüüd ekraani peal, see on üle ettevõttene trend. Meil on üks ettevõtte nimega ABC, kus me näeme vastavat trendi. Ja jällegi, kasutades iseseisvuse printsiipi, me saame hakata uurima, miks ja kuidas. Silm on võimeline visuaalselt hindama kohe, et detsembris on meil mingisugune müügilangus. Ja me saame jällegi ise minna ja hakata küsima, aga millest see tuleb? Näita näiteks seda regioonide lõikes. Ja me näeme, et mitte kõik regioonid ei lange, vaid see on põhjustatud meil ühest regioonist. Trendi analüüsiga on hästi sõber hälbeanalüüs. Tähendab seda, et mõnikord on meil vaja vaadata, mismoodi on muutused protsentides või absoluutnumbrites. Te näete nüüd ekraani peal, et me oleme selle sama muutuse 5% vähem müüki eelmise aastaga võtnud välja regiooniti. Ja kohe on siin rohelise ja punase taustaga meile visualiseeritud, kus lõigetes see muutus on toimunud. Ehk jällegi me saame ise rännata ja leida, millistes kohtades on meil arenguruumi. Kolmas ilmakaar, lõuna. Selle jaoks on siin olemas üks näide, mis annab meile informatsiooni andmete seoste kohta. Ehk kui meil on olemas ülevaade ja me teame hälbeid, siis mõnikord on meil vaja vaadata, mismoodi nad omavahel seostuvad. Ehk see näide räägib meile müügikatte ja netomüügi seostest. Me näeme, et kõik müügid ei jagune lineaarselt. Ehk tähendab, mida rohkem klient ostab, seda rohkem jääb meile katet. Me näeme näiteks, siin on 2 punkti,
mille suhtes meil on sama müügimaht, aga mingil põhjusel ühe kliendi müügikate on oluliselt väiksem. Jällegi nagu fotoobjektiiviga või nagu videokaameraga me saame zoomida sisse ja küsida, mis on selle põhjused. Kas on seal mingid regioonilised erinevused või selle taga on mingi müügimees, me saame vastavalt neid asju ise uurida. 4. ilmakaar, lääne ilmakaar. Nüüd te näete ekraani peal VAT-IF analüüsi. Ehk tegelikult see tähendab andmete modelleerimist. Ehk kui me esimese 3 ilmakaares rännates oleme saanud selgeks, mis meil ettevõttes toimub, siis 4. ilmakaar lubab meil modelleerida ette, mis meil võiks toimuda. Ehk me saame ise muuta vastavad parameetrid. Antud juhul on siin toodud müügikogus ja müügihind ja me saame modelleerida, mismoodi meie majandustulemus muutuks, kui me näiteks alandaks sinna 5% ja võiks selle tõttu müüa 10% rohkem. Mida selline võimekus meile ettevõttes annab? Me saame muuta ühte hästi olulist harjumust. Ehk siiani, kui me oleme teinud oma nõupidamisi, on need siis müüginõupidamised või ostunõupidamised, mida oleme teinud kas nädalaseid või kuuajaliseid ja kus me oleme kaasa võtnud oma Exceli tabelid, millest üks näitab müüki klientide lõikes, müüki toodet lõikes, me saame nendest loobuda, sest me saame oma majandustulemusi jälgida nüüd igapäevaselt ja me oleme oluliselt võimekamad nägemaks, mis on numbrite taga. Nii et ma kutsun sind üles mitte raiskama oma aega ja valimaks oma sobivat tööriistu ja metoodikaid, et sina ise ja su kolleegid saaksid sobival ajal, sobivas formaadis ja sobiva tähendusega informatsiooni.